Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Te olete rõhutanud, et rahval lasub vastutus uute tuule- ja päikeseparkide rajamise eest. Samal ajal näitab riigile kuuluva Eesti Energia tulemus vastupidist olukorda. Kuigi ettevõtte taastuvenergia tootmisvõimekus on oluliselt kasvanud, lisandunud on 255 megavatti Sopi-Tootsi tuulepark ja 90 megavatti Kelme park Leedus, jäi kontsernil siiski tänavu kolmandas kvartalis ligi veerand võimekust tootmismahust realiseerimata. Eesti Energia on toonud välja, et kui suvel oleks elektri hind olnud 0 eurot megavatt-tunni asemel 20 eurot megavatt-tundi, oleks müügimaht olnud 500 gigavatt-tundi, mitte 362 gigavatt-tundi ehk tootmata jäi ligi veerand võimalikust mahust. Põhjuseks polnud puudulikud tuuleolud või kohalike vastuseis, vaid madala hinnaga tunnid, mistõttu ei pääsenud olemasolev taastuv energiaturule. Kuidas te selgitate seda vastuolu teie sõnumi ja tegeliku turuolukorra vahel? Miks peaksid kogukonnad võtma vastutuse uute tuulepargialade rajamise toetamise eest, kui juba olemasolevates parkides jääb märkimisväärne osa tootmisvõimsusest kasutamata just seetõttu, et pakkumine ületab nõudluse ning elektriturg ei suuda toodangut vastu võtta? Aitäh! Aitäh! No ja, et ma lisaküsimuse sain, siis ma oma küsimusi ilmselt enam ei jõua esitada. Ja no ma lükkan järjekordselt ümber selle Kristen Michali vale, et Mart ja Martin Helme tõmbasid just nagu kontrolljoone väljaehitamise rahad maha ja midagi toimuma ei hakanud. Vastupidi. Eraldasime valitsuses rahad ja hakkasime välja ehitama, erinevalt sellest, mida munes eelnevalt Reformierakond seal, kirjutades hiigelnumbreid eelarvesse, aga raha tegelikult ei olnud. Nii et lükkan jälle järjekordselt ümber, aga no see on meil siin vana vaidlus, kordub nädalast nädalasse. Nüüd ma selle konkreetse teema juurde tulles ütleksin, et mina kõrvaltvaataja ja kodanikuna näen, et teie valitsuses valitseb sisuliselt entroopia. Te ei kontrolli absoluutselt seda ega suuda juhtida, mis teil toimub ministeeriumites. Kui me võtame ükshaaval, Erkki Keldo, kes praegu lahkus siit, tema haldusalal majanduses mingit arengut ei toimu, arengut üritatakse kuidagimoodi käivitada odavtööjõu sissevedamisega. 6500 odavtööjõu kätepaari käesoleval aastal Eestisse tulnud. See on Eesti venestamine. See on Eesti kõigi aegade kõige suurem venestamine, mis teie ajal on aset leidnud. Ja see on üks entroopia näide. Nüüd teine entroopia näide istub teil kõrval seal. Ja siit vaadates vasakul, teie poolt vaadates paremal käel. Kas te olete teadlikud, et meie kopteripark on sisuliselt vanarauaks muutunud? Ja mitte midagi ei tehta. Ikka käiakse müts käes kerjamas mingeid varuosi, mida meile praktiliselt ei anta, sellepärast et suuremad tellijad on oma tellimustega ees. Aga midagi ei tehta. Piirivalve laevastik anti kaitsejõududele klausliga, et nad peavad täitma neid samu kohustusi, mida nad täitsid piirivalve laevadega, aga nad ei täida neid. Nad ei saagi täita, sest neil on teised ülesanded ja teised õppused ja teised kohustused liitlasriikides ja nii edasi. Nii et teil on entroopia, te vähendate puuetega inimeste toetusi ja tõstate, õigemini sotsiaalminister tõstab hooldekodude kulusid. Et see kõik on entroopia. Mida te ütlete selle peale? Kas te tõesti lasetegi sellele kõigel lihtsalt minna või võtate ühel hetkel ikka ajate selja sirgu meie infotunni aeg saab lihtsalt otsa enne, kui te lõpetate, nii et härra peaminister vastab ja siis me lõpetame. Aitäh, see on muidugi selline hõrk orwellism, millega me praegu siin saime üle valatud, et teie ministrid Tsahkna, Pakosta, Purga, teie erakonnakaaslane nõukogus nõuavad nõukogu esimehe tühistamist ja tsenseerimist, sest et ta väljendas kokematasel kombel seisukohti, mis ei ole nii-öelda partei tõega kooskõlas. Ja siis te räägite mulle siin midagi sõnavabadusest ja sellest, kuidas meie väärtusruum. Mina selle väärtusruumi kohta tahaks eraldi täpsustavat küsimust. Tahaks teha küll, aga ma ennem seda juhin tähelepanu, et Pakosta ütleb sellise geniaalse lause ka orwellismi, et meie väärtusruum on lihtne. Lapsi tuleb hoida ja kaitsta kõige kurja eest. Nüüd selleks, et lapsi hoida ja kaitsta kõige kurja eest, on Eestis keelatud
kriminaalkaristuse ähvardusega keelatud laste ost. Ja vot seda laste ostu demonstreeriti kui midagi ilusat, head ja toredat isadepäeval ERR-is. See oli see, mida meile tehti, see oli see provokatsioon ja ühiskonna sidususe lõhkumine, millest te siin ka rääkisite. Ja meie tahamegi kaitsta kõige kurja eest. See ei ole normaalne, mida tehakse ja see ei ole normaalne, et seda näidatakse kui midagi ilusat. Aga ma loeks teile ette siis ERR-i seadusest ühe lõigukese paragrahv 4 lõik 2, mis ütleb meile niimoodi, et need saated peavad väärtustama Eesti riigi rahvuse kestmist ja tagamist ning osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja Eesti rahvuse püsimist. Tähendab, laste ost ohustab Eesti riigi rahvuse püsimist. Iibekriis on meil reaalne asi. 2 meest ei saa saada lapsi muul moel kui kriminaalselt ostes neid. See on ERR-i seaduse rikkumine, mida see saade endast kujutas. Aga nüüd lihtne küsimus, et kas teie arvates on ERR-i roll ja kas see on Reformierakonna väärtusruum propageerida lastevastast kriminaalkuritegevust ERR-i saadetes? Aitäh! Ma arvan, et meil on ühiskondlik debatt natuke viltu läinud seoses ERR-iga. Et kui siin isadepäeval ERR tegeles järjekordse ühiskonna sidusust lõhkuva ja ühiskonnale normaalsusest siis provokatsiooniga normaalsust hävitava saateosaga, kus Hommik Anuga siis presenteeriti meile 2 samasoolist isikut, kes on ostnud Eesti seaduste kohaselt keelatud tegevus, ostnud endale lapsed. Ja seda siis näidati meile kui mingisugust ilusat isadepäeva ideaali, siis loomulikult kutsus esile ägeda reaktsiooni normaalsete inimeste poolt ja ka EKRE esitas eelnõu ERR-i erastamiseks. Ja kahjuks on see vestlus või arutelu kuskile mujale nihkunud, et selle asemel rääkida sellest probleemist, mis meil toimub siin, ebanormaalsuse propageerimine ja normaliseerimine ERR-is, on siis mindud tsenseerima ja tühistama ERR-i nõukogu esimeest. Nüüd mina tema suur apologeet ei ole, aga ma pean seda täiesti skandaalseks ja muidugi paljastab see liberaalide kahepalgelisust. Et rünnanud on teda, loomulikult peaminister ise ründas nõukogu esimeest, Margus Tsahkna teie valitsuse minister, Liisa Pakosta teie valitsuse minister ja Heidi Purga, mis on minu meelest eriti kurioosne, sellepärast et veel 15. oktoobril, kui ma Heidi Purgalt küsisin siin samas saalis, mida ta kavatseb ette võtta pornoshow'd näidanud siis Eesti Rahva Muuseumiga, kus minu meelest ka igal juhul rikuti head maitset ja ka Eesti Rahva Muuseumi enda põhikirja ja Eesti Rahva Muuseum on muuseumi otsealluvuses, siis ta ütles, et ei, tema ei kavatse sekkuda, see on lausa kole lugu, kui niimoodi sekkutakse ja avaldatakse survet. Aga nüüd ta küll kavatseb sekkuda, et tema on lausa nõudnud seletuskirja ERR-i nõukogult, mis on eriti naljakas, sest et samal ajal räägite nii teie kui kõik teised sellest, et ERR on sõltumatu. Et ma tahaks aru saada, et kas te mõistate, et see nii-öelda 0,%-ga või 1-2%-ga partei, kes teil koalitsioonis on ja teie ise, et teie ei ole sellel positsioonil, kus te nõuate aru ERR-ilt, samal ajal pidades kõnesid sõltumatusest. Palun. Jaa, aitäh. Mul oli üks kommentaar ja siis oli ka küsimus. Küsimuse Taro võttis ennast lõpus kokku ja ikkagi ääri-veeri vastas ära, et mul esiti ei olnud plaanis Tarolt midagi küsida, aga siis ma kuulasin kolleeg Valge küsimust, mis oli väga konkreetne, et kui seaduses on öeldud, et politsei peab menetlusosalist teavitama, kas ta siis peab? Ja siis Taro hakkas rääkima, sihukest juttu, et ma tahtsin lihtsalt kommentaarina öelda, et Igor, tõesti, mul on nii piinlik, et nii rumal ja vääritu inimene, nagu sina on saanud samast piirkonnast, kus mina Riigikokku ja nüüd ka ministriks. See oli kommentaar ja lõpuks ma tahtsin esitada küsimuse, et kas siis politsei peab seadust täitma või ei pea, aga sa ääri-veeri vastasid ära, et loomulikult, aga me uurime ja siis anname teada. Nii et anna siis teada. Kuigi minu arust see seadus on üsna üksühene. Seal öeldakse, et kui menetlus alustatakse, siis tuleb menetlusosalist teavitada. Seda ei ole tehtud. Et ma ei tea, mis siin uurida on, aga jällegi, eks kui sa leiad, et seal on midagi vaja uurida, uuri, anna teada. Aitäh. Ja aitäh, härra istungi juhataja, härra minister. Sa rääkisid oma vastuse alguses selle töökohtadest ja tasuvatest töökohtadest ja nii edasi, et
nende tekkimisele kindlasti tuule- ja päikeseenergia arendamine kaasa ei aita. Et võib-olla lühiajaliselt tõesti, kui projekti rajatakse, siis korraks saavad inimesed tööd. Et selles osas ma soovitan sul ka näha vaeva, et me tuumaenergeetika arendamisega kiiremini edasi liiguks, et anna oma panus. Nüüd teine asi, tööstust ja suurtootmist taastuv elektri või juhuelektri võimsuste vastu ei tule. Seda ma arvan, sa tead ise sama hästi kui mina. Selle jaoks on sul vaja stabiilselt kvaliteetset elektrisisendit ja seda sa tuulest ja päikesest ei saa ja kui sa tahad seda teha koos salvestusega, siis see läheb liiga kalliks ja nii edasi. Nii et mina kutsun sind üles ja võib-olla sa annad sellele ka kommentaari, et nii palju, kui sa oma ministeeriumis saad tuumaenergeetika suunas liikumist hoogustama. Lisaks kutsun sind üles lugema planeeritavat maapõueseadust, kus tahetakse pikaks ajaks potentsiaalselt kinni panna meie põlevkivi ja turbaressursid, et mina sellist pikaajalist otsust kindlasti heaks ei kiida ja teha ei soovita, otse vastupidi. Me ei peaks lubama juhuenergia arendusi kohtadesse, kus meil on energeetilist ressurssi maa sees. Ja sellisel juhul, kui me hakkame looma neid energiatootmislahendusi, mis päriselt kvaliteetset elektrienergiat stabiilselt annavad, saame me loota, et Eesti tööstus ja majandus arenema hakkavad. Et see on selline võib-olla nagu otsest küsimust ei ole, aga võib-olla sa saad kommenteerida omalt poolt minu mõtteid selles vallas. Aitäh. Ja, suur tänu. No esiteks olgem täpsed, tehtud ettepanek on ERR erastada, mitte niivõrd laiali saata. Just nagu vist valitsuse liikmetegi seas on neid, kes sooviks näiteks Eesti Raudtee erastada, Omnivat erastada, mitte laiali saata. Et on kaks erinevat asja siiski, olgem ausad. Aga nüüd, mis puudutab seda küsimust laiemalt, siis kõigepealt ma ütleks teile, et olukorras, kus valitsuskoalitsiooni toetus on pikemat aega kusagil 12% piiri juures, rääkides kodanikest, kellel üleüldse on parteiline eelistus, kui me võtame kõiki kodanike arvesse, siis kindlasti alla 10% juba, mina teie asemel jätaks kasutamata selle võimaluse rääkida, kas keegi on või ei ole sobilik oma ametikohale. Teie olete sisuliselt täielikult minetanud demokraatliku mandaadi ja te peaksite ise esimesena iseendalt küsima, kas teil on sobilik jätkata peaministri ametikohal. Ja ma tean, te kirjutate selle üles märkmeid formaalselt, teil on mandaat olemas, see on valimistel saadud, aga sisuliselt olete te selle mandaadi ammu minetanud. Nii et kõigepealt vaadake peeglisse, küsige endalt seda küsimust, mitte ärge pommitage teisi selliste küsimustega. Nüüd ERR-i nõukogu liikmena mina pean ütlema, et see, mida teie olete teinud, öeldes, et ERR-i nõukogu esimees peaks kaaluma oma sobilikkust oma ametis jätkamiseks. Välisminister on öelnud otse, et ta on sobimatu selle koha peale ja ka kultuuriminister on andnud väga selge indikatsiooni, et nõukogu peaks kaaluma nõukogu esimehe tagasikutsumist. Vot see on nüüd tõeliselt sobimatu käitumine. See on nüüd selge sekkumine ERR-i sõltumatusse ja tegelikult reaalselt teie peaministrina ja välisminister ja kultuuriminister on need, kes on käitunud kohatult ja peaksid tegelikult vabandust paluma. Kas vastasel juhul tekib küsimus, kas te järgmiseks hakkate ütlema näiteks sellist asja, et Priit Hõbemägi peaks hindama oma sobilikkust Postimehe peatoimetaja ametikohale, kui ta on midagi kriitilist näiteks valitsuse või Reformierakonna kohta kirjutanud või väljendanud ideoloogiliselt seisukohti, mis on teile ebameeldivad. Hakkate selliseid sõnumeid saatma või Delfi peatoimetaja peaks hindama oma sobilikkust oma ametikohale. Peaminister annab selliseid sõnumeid. Nii et kas te tahate äkki kasutada võimalust vabandada selle eest, et olete sellisel viisil Veidemanni survestanud, tema põhiseaduslikku õigust sõnavabadusele üritanud maha suruda ja survestanud ka nõukogu tagandama esimeest? Aitäh!